Ühesõnaga padruuga võttis peale ja viib meid kuskile, ma ei tea ise ka kuhu. Ütles, et viib metsa, aga mis saama hakkab, ma ei tea. Esimene hoone, mis mulle ette jäi, selle senel oli kirjas Margit ja Reelika ja Oskar. Armastus kolme inimese vahel. Aga tegelikult point selles, et see koht on, see on endine kolhoosi üks hoonetest ja siin on väga suur kalakasvatus olnud, et me lähme kohe vaatame edasi, siin on väga palju hooned. Selle samuse punase hoone kõrval, natukese kõrgemal, lajutab selline huvitav silinder. Kuna siin oli kalakasvatus, siis siin oli oma funktsioon, mis täpselt tegelikult ei oska öeldagi. Aga nagu näha, siis see on ikkagi päris suur. Ütleme siit servast kuni siis teisele poole, et diameeter on kuskil 20 meetrit isegi. Et see on tõesti väga suur. Et see kogu kompleks oma voolu saaks, on siin korralik alajaam. Ja alajaama kõrval on siis mingisugune hoone, kuhu ei soovitata minna, avariiohtlik. Aga ma ei tea, meil suva, me ikka lähme. Wow. Siin on 2 kappi. Need on olnud siis vastuvõtjad alajaamale, et kus seda voolu siis on edasi muundama hakatud. Sest kalakasvanduses seda elektrienergiat läheb kindlasti väga palju. Kõik kaitsmete mingid kilbid ja värgid. Ja siin on siis sellised kappe. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kappi, kus siis omakorda on erinevad skeemid. Mingid lülitid ja trahvad. Igal kapil on oma funktsioon olnud, nagu näha. Iga kapp tähistab mingit šukasimas. Tähistab endasugust mingit olulist funktsiooni. Ja all on ka samamoodi on suured kapid. Ja kui sul on avarii olnud, siis sa lihtsalt võtad ja tõmbad kogu maja voolu välja. Kui siin on puugid, siis lõunas olid parmud, puuke olnud. Ja siin ei ole parme, on puugid. Siin kõrval asetseb punane hoone, kus on modernne Iskustva. Päris äge näeb välja. See hoone peaks olema vist endine söökla. Et see näeb välja söökla moodi küll. Võtta, seal on giant kärbes või UFO või mis iganes ta kõla. Aga kunst... I see all. Need on need Võru illuminaadid. Ja kui kõndida sellest hoonest edasi, siis tuleb peahoone. See on, kusjuures siin seal elavad inimesed aastaringselt. Aga see peahoone on teetähe kujuline. Ta on ehitatud 1980 ja ta funktsioon oli siis kalakasvandus. Siin kasvatati kala, see oli kolhoos. Ja siin on päris ägedaid kohti. Siukest nalja on hea teha, kui sa lähed sõbraga kuskile kohta, kus ta ei ole varem käinud, siis sa saad teda hirmutada. Üleval on see koridor, kus kohas saab siis läbi kõndida. Vaatame. See on ilus koht, see on, mis kohe tuleb otse ees.
et selline koht on. Siit kõndisid suured kolhoosi direktorid, marssisid läbi, kasvatasid kalu Nõukogude Liidu töölisrahvale, et nad saaksid ikka süüa. Ma kujutan ette, siin tehti konserve ja kõiki siukseid asju ka, et see kõik toodang, mis siin oli, et see läks ka kindlasti konservide sisse. Ja noh, mõningad restoranid või söögikohad ja et väga koht. Väga koht. Disain on küll väga äge. Ta on kusjuures 80. aastatel juba hakati nagu modernsemaid disaine tooma Nõukogude struktuuri sisse. Et siin on tegelikult tehe näide sellest, et ka Nõukogude ajal ehitatud asjad võivad olla modernsed ägedad. Noh, näiteks kas see suur ümmargune aken, et seda tegelikult väga ei kohta niisama, sest noh, tehti hästi prostalt. Kolhoosid ju, kui mõtleme näiteks laudad, siis laudad olid hästi prostalt ehitatud. Et ongi kõik kandisid aknad, tüüpperava mingi projekt ja lasti igale poole neid ehitati terve Eestimaa täis ja noh, samamoodi Leedus, Lätis, igal pool Poolas, põhjus täpselt sama projekti järgi. Ja siin on näha küll, et see on ikkagi Nõukogude aegset disaini tehtud. Et siin on, ja see läheb veel edasi, seal otsas on ka veel ringikujuline aken veel tehtud, et see on nagu kuskil, ma ei tea, metroojaamas oleks. Väga vägev on näha sellist ehitist, mis on jah Nõukogude ajast. Siin on veel mingi toovialad tehtud. Lahe on seda näha, et maja katusel kasvavad puud. Opa. Ja siis direktorid sammusid, kõvad kalakasvatajad enda suure liidri juurde rääkima neile, kui palju nad toodavad kala, kui hästi nad kasvavad, kuidas õitseb Nõukogude Liit ja kuidas kõik rahvas on toidetud ja kõik on ilus ja kena. Võt, niimoodi käisid asjad Nõukogude ajal. Ja koht, kui me praegu välja marssisime, oli pea sissepääs. Siia ette sõitis siis Tšaika, selle seest tuli välja Brežnev, andis kätt kalakasvatuse kolhoosnikele ja andis medali rindu. Tublid mehed olete. Kõige klassikalisem Nõukogude Liiduaegne plaat, mida kasutati igal pool. Et kui seda ruumi vaadata, näeb päris suur välja. Ei oskagi päris täpselt öelda, mis siin tehti, mis ta funktsioon oli. Aga ruum ise on päris suur ja sellised on teisel pool on, ehk siis siin kõrval paralleelselt ja siis maja teisel pool on veel sellised, 4 sellist suurt hoonet on kokku seal on. Pluss siis veel mingid muud osad, mis siin veel on. Tommy Cash tegi laulu tussust, rahast ja marihuanast. On teile kunsti ka. Siin on päris vägevad kätt olnud. Modernne iskustva. Tuled siia ja siis vaatad, et külmkapp on ära surnud. Alguses ei pannud tähelegi seda. Aga jah, kunsti tehakse, see on väga hästi. Päris ägedad graffitit on siin seinte peal. Hoone on ehitatud punasest kärgtellisest. Nagu näha, siis see kärg ei ole kõige parema ilmastiku vastupidavusega. Et silikat ei karda temperatuuri ja selle kõikumist, aga punase tellisega juhtub see, et ta hakkab ükskord lihtsalt pudenema. Kusjuures hoonel on üsna eesrindlikud aknasüsteemid ka, et neil on pandud siia liigend, esimene ja teine. Ja kuidas aken liigub, on see, et aken liigub küljega. Et saab tuulutusrežiimi panna väga edukalt. BMW forever. Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi liha- ja piimatööstuse ministeerium. Sellise raamatu leidsime, kusjuures ülihästi säilinud veel. 87. aasta oma, 91 lõpetatud.
huvitav, siis oli Eesti aeg vist juba ju 91.12 huvitav. Aga jällegi puhas käsitöö. See võiks kuskil muuseumis olla, inimesed vaatavad, vaadake, inimesed tegid käsitsi. Kui alguses kasvatati kalu siin, siis 1988 hakati siin tegelema valgukasvatusega. Ja siis oli valgumarja, Tšehhi, tehnoloogilise režiimi kontroll. Sorvad oli kontrollima, siis pandigi kõik täpselt kirja. Aga kes analüüsid joostas, seda siin kirjas ei ole. Järelikult maksti siis käe alt see raha, et kuule, kõik on korras. Kui kolhoosnikutel pausi aeg oli, siis nad tulid siia. See on siuke mõnus poolkaar ruum ja siin on siuke allee moodi koht. Katus on küll vägev. See oli siis puhkeruum. Siin arutati maailma asju, siin oli paar diivanit, siin puhuti juttu, tõmmati sigareid, pandi kõik plaanid paika, kuidas asjad peavad olema. Palju on vaja kala, kui vähe on vaja kala, mis kala on mõistlik, mis kala ei ole mõistlik. Ja nii siis oligi juhtimine siis toimus vaba ajaruumis. Minu lemmikud kohad on need, kus Chassavoy passib. Ehk siis see oli selle Chassavoy putka. Noh, Chassavoy'd enam siia kutsuda ei saa, sest et putka on kahjuks ära surnud. Aga kui keegi tahtis tulla territooriumile, siis siin oli kontroll. Siit putkast jooksis vend välja, oli šlangbaum, käis üles alla, nagu šlangbaum ikka käib. Ja kõik näod kontrolliti üle, kas olid kained või olid purjus. Isegi kolhoosi esimees kontrollilt hommikul üle. Et kui sa purjus peaga veel tuled, siis sa saad Chassavoygast, nii et vähe ei ole. Siin põõsa vahel laiutab mingisugune betoonlahmakas. Ta on seotud kasvandusega, aga mis teeb selle põnevaks on see, et kui siit betoonlahmaka juurest minna natuke edasi, siis meil on siin koht, kuhu me saame alla minna. Opa. Ja siit otse vaadatuna on meil reaalselt 2 kilomeetrit tehtud kanalit selleks, et kasvatada kalu, kunstlikud kaevatud. Ja selle laius on ka 60-70 meetrit või? Et see on ikka päris korralik kasvatus siin olnud. Ja siin on samamoodi on samasugune kunstlik kanal ka tehtud, aga see ei ole nii lai, see on kuskil 10 meetrit lai. Laius on tal 10 meetrit ja pikkust on siin kuskil mingi 300 meetrit. Aga see on ka kasvatusega seotud, et kujutage ette, kas ühest kohast siis transportiti kalad teise kohta, et need, mis kasvasid suuremaks, et ühes kohas võisid maimud olla ja teises siis olid juba suksed suuremad, mingid aastased või 2. Aga jah, need kanaleid on mitu tükki siin. Kui ümberringi jalutada, siis siin on looduslik jõgi, mille kõrval on ehitatud pumbajaam. See on suur ja võimas. Ja muidugi, mis ta vaja oli see, et kuna see lühem, kitsam kanal on suunaga sinna poole ja siit natuke edasi, siis on see laiem kanal, siis siia oli vaja vett juurde. Et sellepärast ehitatigi suur võimas pumbajaam siia. Et seda vett siis transportida looduslikust allikast siis sinna, kus on kunstlikud kanalid. Kui siit minna nüüd pumbajaama sisse, siis meil on siin üks tühiruum. Siin on kuningakoda, tualjet ja siin on päris pikad siuksed kõnnitavad teed ja kui siit alla vaadata, siis siin on vesi. Kui siit veits edasi minna, on ruum, mul ei ole head taskulampi kahjuks. Ja siin ruumi all on näha, et siin all väga kehvasti on näha, aga siin on torud, 3 suurt toru, mille diameeter on kuskil 80 sentimeetrit. Ja ma kohe vaatame, mis torud need on ja kus nad välja tulevad.
no vot, me oleme jõudnud välja torudeni. Toru! Et need ongi need torud, mis läksid siis sinna alla välja. Nad tulevad siia õue. Mitu tükki. See on töötajate jaoks ehitatud 4 korteriga suur hoone, mis on praeguseks ära erastatud ja inimesed on selle korda teinud. Elavad siin sees. Siin platsil lajutab üks hangaar isegi. Mingid kola on siia toodud. Ja kui me ennem oli metsa sees, siis metsa sees oli 2 suurt tsisterni, mis tegelikkuses on siin. See siin on esimene tsistern, no väga hästi ei ole praegu näha, aga see on suur tsistern. Siis vahel on tehtud punasest tellisest mingisugune hoone ja selle kõrval siis laiutab teine suur tsistern. See on siis katlamaja üks suurtest korstendest ning teine on siin. Vaatame, proovime ligi pääseda. Väga pikk rohi on siin. See on, siit on tunda, siit õhk isegi tõmbab. Et siit saab üles julata. Need on siis katlamaja tsisternid, mingisugused katlamaja kõrval. Tunduvad metallist olevat. Astud peale siis, jah, vibab metall. Oh, päris suur tünn või nii. Et see kajab ja näete, siin kasvab kuusepuu. Selle saab talvel järgi tulla.